täiskasvanud õppija on lõpmatult meeldiv asi. Tema on niisugune iseõppija rohkem ja minu sügav veendumus on selles, et ega täiskasvanud inimene nüüd väga õpetatav tegelikult ei olegi. Nemad on või meie oleme oma mõtetes ja arengus jõudnud kusagile, kus keegi on, see on äärmiselt mitmekesine. Ja mina pakun midagi, mida ma siis tean, mida ma oskan, mida ma arvan, et võiks oluline olla või milles me oleme kokku leppinud. Räägime siis kas konfliktist või esinemisest või usulise kogemuse struktuurist või millestki. Aga mina olen õppina selline, et tal on ikkagi mingi vajadus või motiiv või huvi on. Ja sellel koolitusel ma nagu püüan ära tabada selle, ma ka küsin sageli, mis te tahate, mis tulid siia. Ja siis pakkuda seda, mis mul on, jättes selle otsustamisõigust temale. Ja ma olen loobunud mõttest, et ma teen nagu midagi selgeks või õpetan ära. Sest minul niisugused paremad tagasisided, kas see, mis mulle koolitus andis või kui sa küsid, et mida sa omandasid. On nii, et inimesed nopivad üles asju, mille peale mina ei ole tulnud, mida ma ei ole osanud ette näha. Eile ma näiteks lõpetasin ühe täiskasvanud grupi ja inimese suurem üllatus oli see, et siin peab ja saab nii palju rääkida. Ta tuli selleks, et kuulata, aga tal oli võimalus rääkida. Ja ta ütles, et mul nagu tekkis niisugune enesekindluse tunne. Et ma nüüd olen nagu saanud ära rääkida oma asjad ja teistel on ka neid samu probleeme, ma ei ole üksinda. Ja selle teadmisega läks. Ega mina õpiväljundites sellist asja, et enesekindlus või saab rääkida, mõtet on seda ette näha. Aga see juhtub ja las ta siis ise õpib, mida ta tahab. Mina tean seda, mida mina tean, aga nemad korjavad üles sellest minu teadmisest siis. Seda, mida nad tahavad. Et ma ei näe nagu väga palju ette või ei kirjuta.